Me kõik oleme näinud koeri, kes on justkui ajakirja kaanelt maha astunud, nii ilusad ja kammitud ja kruumitud ja hoolitsetud. Aga tegelikult ei pea olema tegu näituse koeraga, vaid osa saladust peitub ka väga kvaliteetsetes karvahooldustoodetes. Tere, Sirli! No milliste nippide ja vahenditega ma saan oma koera kodustes tingimustes eputamise kõlbulikuks? See on jah selline trikiga küsimus, et me oleme ju harjunud, et groomingust nagu ka inimeste salongidest tuleb koer välja siidine, läikiv, kammitud. Et seal on kaks väga suurt tegurit. Üks on siis groomeri oskused ja teine on siis need materjalid, vahendid, millega koera gruumitakse. Et kodustes tingimustes on võimalik väga hästi saavutada kaunis tulemus ja selleks meil on tulnud nüüd üks uus bränd müügile, K9 Competition. Et sedasama brändi kasutavad ka väga paljud kõrgelt hinnatud gruumerid. K9 bränd on valmistatud ning juurte poolest pärit Rootsist ning mis eristab siis K9 brändi teistest on see, et sinna on valitud väga lihtsad ja väga puhtad koostisaineid, ehk siis toodete koostis on lihtne, kuid samas väga efektiivne. Et neil on 4 põhilist komponenti, mis läbivalt käib läbi kõikidest toodetest. Esimene kõige olulisem komponent on aloe vera. Teiseks väga oluliseks aineks on siis D-pantenool ehk siis B5 vitamiin. See on siis aine, mis aitab karva struktuuri taas luua, elustada, nahka hooldada, niisutada. Kolmandaks komponendiks on nisuproteiinid, mis kaitsevad koera nahka ja karva vabade radikaalide eest. Neljandaks, rohkem siis natuke tehnoloogilisemaks ühendiks on nanoliposoomid, mis annavad siis karvale selle lõpliku välimuse. Karv jääb väga sile, siidine ja läikib. Kas on ka mingisuguseid nippe, kuidas oma koera kodus pesta, et see tulemus oleks siis ka võimalikult groomingu sarnane? Number 1 on, et sa peaksid ikkagi aega varuma, et kiirustades me head tulemust ei saa. Teiseks, vaata, et sul oleks kõik asjad käeulatuses, rätikud, vahendid, tee juba šampooni ja balsami lahused endale valmis, et oleks maiuseid, mida premeerimiseks anda ja siis võib juba protsess pihta hakata. Sa ütlesid lahused, kas neid tooteid siis peaks nagu kuidagi lahustama, enne kui sa hakkad neid koerale peale määrima? K9 tooteid kõiki võib kasutada ka otse pudelist kontsentraadina, aga üldjuhul ei ole vajadust kasutada kontsentraate. Et kui me võtame näiteks šampooni, siis kõige parem oleks lahjendada 1 osa šampooni ja 10 osa vett. Et teed selle segu valmis kas siis eraldi pudelisse või kausi sisse ja kõige aega kokkuhoidvam meetod on siis see, et me valame selle šampooni lahuse otse kuivale karvale peale. Ei ole vaja koera enne läbi loputada, sellepärast et me teeme nii lahja lahuse, et see on justkui ise juba vesi. Kallame selle lahuse koerale peale, samal ajal juba ajame vahule šampooni. Üks asi, mida inimesed võib-olla tihti kipuvad unustama, on see, et käesoe vesi minule ei ole nahasoe vesi koerale, sest koera kehatemperatuur on lihtsalt erinev. Just, täpselt. Et koera kehatemperatuur on kõrgem kui inimese oma, mis tähendab, et ka juba lahused tuleks valmistada sooja veega, sellepärast, et me ei taha ju tekitada seda šokki seal koeras, et saab jäävee endale kaela järsku. Kõige olulisem siis šampooniga pesemise juures on šampooni välja loputamine. Šampoon tuleb 100% välja loputada. Et kui me nüüd mõtleme, kuidas me hakkame loputama, siis kogu see vahune vesi voolab sinna kõhualusele, ehk siis väga suurt tähelepanu tuleks pöörata kõhualuse puhtaks loputamisele. Kui tundub, et koer on puhas, loputame üks kord veel. Et kodukasutajale jälle üks aega kokkuhoidev nipp on siis see, et me teeme ka sellest balsamist äärmiselt lahja lahuse. Me lahjendame ta 1/20 ehk siis 1 osa balsamit, 20 osa vett. Kui me oleme selle koera saanud rätiku kuivaks, ehk siis suurem vesi on rätikusse võetud, siis samamoodi me valame selle balsami lahuse siis koerale peale ja õrnalt masseerivate liigutustega teeme siis selgeks, et see balsam on ühtlaselt laiali kantud. Kui me teeme koduses kasutuses väga lahja lahuse 1/20, siis seda ei ole vaja välja loputada. Ma olen nüüd selle kadalipu ette võtnud ja selle koera siis kodus ära pesnud ja ära balsamitanud ja ära kuivatanud. Et kas on veel mingisuguseid nüansse, mida ma saan siis teha, et kui naabrid külla tulevad, siis vaatavad, et vau, mul on näituse koer. Tegelikult siinkohal ma isegi tooksin välja 2 toodet.
et nagu me teame, siis näituse ajal koerad läigivad ebareaalselt hästi ja seal on üks väikene salanipp ja selleks on üks seerum, mida kulub ainult paar tilka, hõõrud selle käte vahel laiali ja kui sa tõmbad selle mööda koera karva, siis ta on nagu jõulukuul särab. Et see on ka väga toitvate ja heade omadustega, aga see annab hiiletäpi. Teine vahend, mis võiks olla ka igal koeraomaniku löökapi peal, on Paw & Nose Balm, mis on siis selline hooldav kreem, mida võib määrida nii koera ninale kui käpapadjanditele, sest et külmal ajal korterites eeskätt läheb tööle keskküte, mis kuivatab ka meie enda nahka. Samamoodi ka koera niiske mõnus jahe nina on järsku muutunud kuivaks. Et siis seda võib rahulikult määrida selle balsamiga.